Täna on meil proovisõiduks Volkswageni kõige väiksem linnamaastur T-Cross mudel, mis turul juba aastast küll 2018, kuid on nüüd jõudnud siis oma esimese faceliftini. Vihmaste olude tasakaalustamiseks saab nüüd T-Cross ka standardist selle erksa Grape Yellow kerevärvi. T-Crossi puhul on tegemist siis kompaktse linnamaasturiga, mis ligi 15 cm lühem kui Volkswagen Taigo. Konkureerib ta näiteks Seat Arona, Nissan Juke'i, Toyota Yaris Crossi ja Opel Mokkaga. Ninaosas on T-Cross värskendusega, nagu mitmed teised uued Volkswagenidki saanud siis need logoni ulatuvad valgusribad siin keskel iluvõrrel ning stangele kaks veidi T-Rockilikku sükest noolekujulist õhuava imitatsiooni, kus siis uhkemate varustusel ka eraldi valgusribad sees. Üldiselt on aga T-Crossi pilt minu arust muutunud nüüd omajagu nägusamaks. Küljele liikudes saab T-Cross 16–18 tollised valuväljad, sellel on siin 18 tollised kõige uhkemad Misano nimega, mis proportsionaalselt paraja läbimõõduga ning ka visuaalselt väga ilusad. Muus osas pole külg aga mudelil muutunud ning T-Cross saab jätkuvalt sükse klassikalise maasturikirja silueti. Tagaosas on kõige suurema uuenduse läbinud tagatuled, kus nüüd äärtel süksed ruumilised X-id ning keskele ulatuvad punased valgusribad. X-id viitavad loomulikult mudeli nimele ehk siis T-Cross. Pagasiruumi on T-Crossil 385 liitrit, mida on rohkem kui Opel Mokkal, kuid vähem kui kõikidel teistel eelnimetatud alternatiividel. Olemata sellest on aga sooritus suhteliselt hea, sest tegelikult T-Cross kõikidest nendest alternatiividest väiksem. Pagasiruumile lisavad praktilisust reguleeritava kõrgusega pagasiruumi põhi, veidi robustsed kotikonksud seintel ning haagid nurkades. Teise istmerea seljatoed klapivad kokku 60-40 suhtes. T-Crossi hinnad algavad 23 400 eurist ning on siin pea tippvarustuses demo-auto puhul kasvanud ligi 35 000 euroni. Mootorite osas on T-Cross saadaval 3 erineva mootoriga, 2 1-liitrist valikut ja 1 1,5 liitrine valik. 70–110 kilovatti, 175–230 Newton-meetrit. 0–100 minimaalselt 8,4 sekundiga ning suurimaks kiiruseks 200 km tunnis. Veoskeemiks kõikidel T-Crossidel esivedu ning käigukastiks 6-käiguline manuaal või 7-käiguline automaat. Meil täna siin see kõige uhkem, kõige võimsam 4-silindriline 1,5 liitrine, millel 110 kilovatti. Kuid meie lähme vaatame nüüd lähemalt salongi. Nagu arvata võib, siis interiori poolel meil kuigi palju disainist rääkida pole. Tervikpilk on Volkswagenlikult lihtne, kuid nägus ning mudeli värskendusega on siis T-Cross saanud uue armatuuri disaini, kus sarnaselt värskendatud T-Crossile on siis nüüd multimeedia natukene vähem armatuuri integreeritud. Materjalide osas esineb kõige rohkem loomulikult seda plastikut, kuid üldiselt on kõik katsutavad pinnad siiski meeldivad ning ka ehituskvaliteet igati hea. Airline varustuses demo-auto puhul lisavad omapära siin sellised reljeefse mustriga disainpaneelid. Multimeediat esindab meil siin demo-auto armatuuril 8-tolline puuteekraan, mille äärtel füüsilised rullikud ning puutetunnikud kiirteenupud. Riistvaraselt on ekraan terava pildiga ning süsteem opereerib kiirelt ja sujuvalt. Samuti on asendilt kogu lahendus siis kenasti reisijate käeulatuses ja nähtavuses. Tõsi, Volkswagen on seda lahendust kasutanud oma autodes juba varsti pea 10 aastat, kuid kui midagi töötab, siis miks seda parandada? Tarkvaraselt on süsteem nägus, stiilipuhas ning kõik peamised funktsioonid ja sätted on lihtsasti leitavad ja kasutatavad. Tõelistele melomaanidele pakub Volkswagen T-Crossile ka Beats audio helisüsteemi, kuid ausalt öeldes on ka see standardne süsteem igati puhta ja kvaliteetse meediaesitusega. Kliimapaneeli kohale saab T-Cross nüüd selle Volkswageni täielikult puututundliku lahenduse, mille kasutamine nõuab küll veidi harjumisaega, kuid pikapeale on kliimaseadete muutmine siiski suhteliselt lihtne ja mugav. Esemete ööstamiseks on käigukangi taga üks suurem laegas, keskkonsoolis 2 väiksemat topsihoidjat ning väike käetojaline laegas. Samuti pigem väike kindelaegas ning ka väike sahtel kaasreisija tooli all, kuid suhteliselt suured uksetaskud. Tagumine rida saab ainult väiksed uksetaskud. Rooli kohale saab T-Cross selle Volkswageni klassikalise 3 kodalise, mis püsib kindlalt käte vahel, on meeldivatest materjalidest ning võimaldab ka erinevaid käsitlusviise. Multifunktsionaalsust lisavad äärmistel kodalatel siis füüsilised nupupaneelid, mis meeldivalt reljeefsed ning selge asendiplaaniga, tänu millele on neid lihtne kasutada ka sõidu ajal. Rooli taga 2 plastikust käigulaba. Sõiduandmete kuvamiseks saab T-Cross kõige uhkemal puhul selle 10-tollise ekraaniga täisdigitaalse näidutabloo, mis väga vabalt läbi rooliava nähtav ning tänu oma süvistatud asetusele siis kaitstud ka välise valguse peegeldumise eest. Riistvaraselt on ekraan terava pildiga ning süsteem opereerib kiirelt ja sujuvalt. Tarkvaraselt on tal siis 3 nagu põhivaadet ning tsentris saab vahetada 5 erineva infovaate vahel, kuid koostöös siis stiilipuhta ja nägusa disainiga on kõik andmed suhteliselt lihtsasti leitavad ja üheselt mõistetavad. Kõige uhkemas varustuses saab T-Cross need tekstiili ja nahka kombineerivad istmed, mida Volkswagen julgeb ise nimetada lausa sportistmeteks. No tõsi, korvikused ulatuvad küljetoed küll suhteliselt kaugele, kuid kuna polstrid ise on pigem pehmed, siis ega nad nüüd sportlikult hästi küll reisijaid paigale ei hoia.
peamised istumispinnad on pigem tasapinnelised ning istmed tervikuna keskpäraselt mugavad. Üldine asend on väikemaastulikult püstine, kuid mitte kui kõrge ning lai reguleerimisulatus võimaldab mugava asendi leida igat kasvu reisijatel. Küll aga võib pikematel sõitudel kujuneda asend natukene väsitavaks ning minul 2-meetrisena on ka siis parem põlv natukene valusalt vastu keskkonsooli. Üldist ruumi on aga piisavalt ning istmetel on saadaval ka elektriline soojendus. Tagareas on istmed samuti meeldivatest materjalidest, üllatavalt reljeefsed ning ka siis pikki teljel reguleeritavad. Üldine asend keskpäraselt mugav. Jalaruumi minul 2-meetrisena oma juhi asenda taga niimoodi, et vasak jalg on juba suhteliselt tugevalt ukse ja istme vahel kinni, pearuumiga nõnda, et kui ma selja sirgu jään, siis ma põhimõtteliselt ulatan laeni, kuid sellises normaalses asendis on tegelikult näpujagu ruumi ülegi. Ehk kokkuvõttes on T-Cross oma suuruse kohta üllatavalt ruumikas. Atmosfäär on R-Light varustusega T-Crossi salongis lihtne, kuid hubane, avarust lisavad piisavalt suured küljeaknad, sportlikust must laepolster ning öisele sõidule lisab meeleolu ka tagasihoidlik miljöövalgustus. Kuid nüüd lähemalt sõidust. Nagu öeldud, on siis mootori osas meil siin tema autos see kõige võimsam valik, 1,5 liitrine bensiinimootor 4 silindriga, mis arendab 110 kW ja 230 Nm. Nagu numbrite põhjal oletada võib, siis temalt midagi sportlikku oodata ei tasu, kuid kõige võimsamale valikule ootuspäraselt saab ta ikkagi T-Crossi suuruse ja 1,3 tonnise tühimassiga väga hästi hakkama. Järskudele pedaalimistele vajab mootor natukene mõtlemisaega, kuid üldiselt on tõmme ikkagi lineaarne, sujuv ja piisavalt tugev. Samuti suudab T-Cross selle jõu siis esiveolisena aga suhteliselt stabiilselt edasi liikumisse kanda. Käigukastiks on tal juba meie poolt korduvalt testitud Volkswagen Grupi 7-käiguline DSG, mis T-Crossi puhul siis selgelt tähtsustab sujuvust üle kiiruse, mis tõttu järskudel pedaalimistel vajab käigukast küll veidikene mõtlemisaega, kuid üldiselt igapäeva tarbimise juures on ta ikkagi meeldivalt sujuv ja ka piisavalt kiire. Erinevaid sõidurežiime T-Crossil pole, kuid käigukasti saab sportkäiguga panna siis natukene reageerivamasse olekusse. T-Crossi sõiduomaduste kõige üllatavamaks aspektiks on aga mudeli vedustus, mis tõesti selles suuruse hinnaklassis väga hea sooritus. Iseloomult on vedustus pigem keskmisest jäigem, kuid samaaegselt väga osavalt summutav, tänu millele on siis sõiduki käitumisest väga hästi aru saada ning samaaegselt sõit ka meeldivalt sujuv ja pehme. Kerekaldumisi esineb oodatust vähem ning mudeliga on võimalik nautida ka veidi kurvilisemaid teid. Üldiselt on T-Cross aga pigem siiski asulateedele, sest maanteekiirustel on mudel keskmisest tuuletundlikum. Roolimine väikeste reguleerimiste korral pigem kerge, kuid rooli rohkem välja keerates läheb veidi raskemaks ning läbivalt piisavalt täpne. Nähtavus on T-Crossi salongist igal suunal suhteliselt hea ning ka gabariidid siis tänu kompaktsele kerele suhteliselt hästi tajutavad. Kitsastes oludes manööverdamist toetavad 10,6 meetrine pöörderaadius ning siis tahavaatekamera, mis aga veidi määrduvas asukohas ning ka mitte kõige kvaliteetsema pildiga. Juhiabiliste osas on T-Crossile saadaval automaatsed kaugtuled, mis keskpärasest kehvema valgustavusega, adaptiivne püsikiirushoidja, kiiruspiirik, automaatne hädapidurdamine ning ka sõidurea hoidmine, mis iseenesest suhteliselt osav, kuid kui juht siis pikemat aega ei reageeri, siis kahjuks lülitab süsteem ennast lihtsalt pika peale välja. Müratase on T-Crossi salongis suhteliselt okei. Maanteekiirustel jõuab küll salongi arvestataval määral nii rehvi kui tuulemüra, kuid õnneks annab seda meediaesitusega üllatavalt hästi kompenseerida. Seega selline ta on Volkswageni kõige väiksem linnamaastur T-Cross. Mudel, millel pole küll kuigi tugevat karakterit või erilisi funktsioone, kuid kõik oluline ja vajalik on siiski olemas, töökorras ja kasutajasõbralik, mille tulemusel linnasiseseks liiklemiseks mulle ta ausalt öeldes üllataval kombel täitsa meeldib. Kui tahad mudeliga lähemalt tutvuda, leiad täispika loo ikka teksti vormis Autojaama kodulehelt.